Praeguseks on siis kogu see auto lihtsalt üle käidud ja kõik siuksed teeme rida pisivigasid on nagu korda tehtud ja selle tulemusel Pärnu ringrajal auto on muutunud umbes 2 sekundit kiiremaks. Et siin me varem sõitnud pole, aga jah, praegust kõik nagu toimis. Eks me seda autot eelnevalt olime nagu arvutisimulatsioonide põhjal seadistanud ja ega siin kõige suurem nagu siuke raskus oligi sellega, et kogu päev otsa sadas ju eilne. Me tegelikult ei saanud trenni teha, me saime sõita 6 kuiva ringi ja siis aeg oli 1.15.1, eks ole, ja tegelikult eilses trennis me saime õhtul kell 8 lasti meid veel uuesti omakorda peale ja siis tegelikult me sõitsime veel ka natukene kiiremini, kui me tänase rekordi sõitsime. Et siis oli nagu kokkuvõttes me oleme siin sõitnud, ma arvan, et mis ta tuleb võib-olla siuke 15-16 ringi nagu ennem seda rekordi katset. Võita on sisuliselt igas kurvis, et see rada on väga nagu siuke hüplik ja kui meil Pärnu ringrajal on sisuliselt labori tingimused, siis siin on seda ilma nagu väga põhjaliku eeltööd tegemata on väga raske autot nagu arvutis eelseadistades, see rada nagu hüppab nii palju ja tänaseks meil pole mingisugust nagu täpselt laserskaneeritud arvutimudelit, eks ole, mille põhjal need asju paika panna, vaid on lihtsalt entusiastide poolt tehtud siuke nagu arvutimängu mudel, eks ole, mille põhjal seda nagu proovida häälestada. Aga meil peale selle, et me seda olemasolevat autot kiiremaks oleme teinud, on meil tegelikult ka järgmiseks aastaks väga suured muudatused plaanis, et kus me arendame ise siis uut mootorit ja tulevad ka kõik kerepaneelid uued, et selle tulemusel peaks auto aerodünaamika veel circa 50% paranema ja tuleme umbes 2 korda rohkem vabujõudu. Me kanname üle sellest autost seda mehaanilist poolt, siis välja arvatud mootori ütleks, et väga palju. Mingid pisimuudatused on, aga suur plaan on sama. Kerepaneelid näevad välja nagu täiesti uued, et säilib sisuliselt ainult tuuleklaas ja võib-olla küljeklaasid, aga kõik kerepaneelid juba tulevad uued, sest see järgmine mootor tuleb turbo ülelaadimisega mootor ja see vajab väga palju rohkem jahutust.